See näitus siin on pealkirjaga Inimesed ja kõik need maalid on natuurist maalitud loomuliku valgusega ja ütleme kuskil 7 aasta jooksul. Ja need on nagu minu lemmiktööd ja siin nad nüüd on. Inimene on kõige ilusam looduses, naine võib-olla isegi veel ilusam kui mees, kuigi on meil ka väga kauneid meesmodelle olnud. Ja sellepärast, et inimesel, ma olen mõelnud, nahk peegeldab nagu seda valgust ja varju kõige paremini, kui ta on selline valgenahaline modell ka veel, et lihtsalt sealt tuleb see valgus ja elu kõige paremini välja. Ja võib-olla siis üks põhjus on veel, et inimesi on kõige raskem teha ja mulle ei meeldi minna kindlat teed, et mulle meeldib, kui ma ei puuduta nii-öelda seda merepõhja, et ei tea täpselt, mis ette tuleb ja pean ennast väga palju pingutama ja sellepärast on inimesed, et loomulikult on maastike palju lihtsam teha, aga inimesed on põnevamad ja nende emotsioonid, side nendega. Vahel ei ole side, vahel ei ole seda värvi, see ei tule ja siis kui tuleb, siis lihtsalt on nii hea tunne, et inimestega on see tunne kõige parem. Mulle meeldivad inimesed. Kõige esimene asi on see, et peab olema hea valgus ja see, millised draperiid me sinna ümber panema, et see kompositsioon hakkab tööle, et see valgus ja vari hakkab tööle. Ja loomulikult see modell ise on hästi tähtis. Ta ei pea olema inimene, keda ma tunnen enamasti, ma ei tundnud neid. Ja ta ei pea olema selline väga lihtne inimene ja kerge ja rõõmsameelne, aga et tabada seda tunnet, mis selles inimeses praegu on, kui ma teda maalin ja kui siis ühel hetkel tuleb mingi dialoog selle inimesega, lihtsalt tuleb. Selline emotsionaalne dialoog ja on muidugi kõige tähtsam on see, et need värvid hakkavad kohe tööle seal, kui me selle inimese sinna seame ja need draperiid ja selle valguse. Ma seda soovingi, et inimesed ei unustaks ära seda päris maalikunsti, mis kõneleb värvi kaudu. Et kui seda nii vähe meie ümber on või kui seda ei väärtustata, et siis ma arvan, et lihtsalt inimesel nagu kaob ära see võime näha neid värve. Et ma loodan, et inimesed selleks just nimelt ei pane siin lampe põlema, et tajuvad seda puht füsioloogilist värvirõõmu. Ma arvan, et mul on geenides mingi värvi nägemine ja kus see armastus värvi vastu tuleb, lihtsalt see on olemas ja see kõik algas Ermitažis veel Vene ajal, kui ma bioloogiat õppisin, kui ma Matissi nägin ja need kuldsed raamid ära katsin, et ma neid ei näeks ja nägin seda kompositsiooni ja neid värve ja ma õppisin bioloogiat siis ja ma lihtsalt niimoodi armusin värvidesse. See nagu klikkis minu ajus, kutsus selle esile, mis mul seal ilmselt olemas oli. Ja sealt tuleb see armastus värvide vastu. Ja siis ma tulin siia Tartu maali ja siin olid mul head õpetajad ka, kes seda armastust süvendasid. Üks oli Helle Vahersalu, kes mul kompositsiooni andis. Aga see armastus tuleb nendest kunstnikest, keda ma näinud olen. Minu suur armastus on Alfred Kongo. Ma lihtsalt, kui ma vaatan neid pallaslikke maale, Sagrits, Uutmaa, Kits, et siis ma tunnen armastust, see on kuidagi nii lihtne. Ma olen armunud eluaeg värvidesse, sellest ei saa lahti. Ma maalin ainult selle pärast, et mulle meeldib maalida ja ma maalin nii, sest ma ei saa teisiti maalida. Ma lihtsalt näen neid värve ja see paneb mind elama, rääkimata muidugi prantsuse impressionistidest, et see kõik mõjub minu ajule. Ja tekitab, nagu ma olen öelnud ka, et tekitab õnnetunde ja ma ei taha üldse õnnetu olla. Et kui muidu igapäevaelus on seda tusasust ja halba asju nii palju, et siis mul hakkab hea, kui ma maalin ja kui need värvid tulevad ja kus see kõik tuleb kunsti ajaloost ja mitte, et ma ei saaks aru, et kaasaegne kunst on teistsugune palju, aga ma ei taju, ma ei taha seda teha. Probleemid on väga sügavad ja neist võiks ju kirjutada ja nii edasi, aga lihtsalt ma räägin, see on armastus, ma ei saa teisiti. Ma olen hästi aus, ma teen täpselt nii, nagu minu seest tuleb. Ma ei arvesta nomenklatuuriga või ühiskonna nõudmistega või suundumustega või kas keegi mu töid ostab või mis iganes, et lihtsalt üdini aus olla. Ja muidu ei oleks ju mõtet maalida, et mis ma siis nii väga, muid tegevusi ka ju.